Tegemist on siis sellise erihoolekandeteenusega, et erivajadustega inimestele sellised eluruumid, kui nad saavad niivõrd-kuivõrd elada iseseisvat elu, aga siis sellises kaitstud tingimuses, et on inimesed, kes hoiavad silma peal ja toetavad. Et see teenus ja see tegevus siin selles meie pastoraadis on selline väga loomulik osa meie koguduseks olemisest, et me mõistame just, et kristlik kogudus ei ole nagu ainult iseenda jaoks või oma liikmete jaoks, vaid alati nagu otsime väljapoole ka, et toetada neid inimesi, kes on siis ühiskonna äärealadel natuke perifeerias või kuidagi alla surutud, et see on nagu üks selline funktsioon, mida me endal näeme, et me püüame olla hästi sellise madala ukselävega kogudus just ka sisulises mõttes, et me vormilt me oleme hästi traditsiooniline tegelikult. Jumala teenistus näeb peaaegu samasugune välja kui keskajal võib-olla, aga sisult ikkagi püüame olla hästi tänapäevane ja avatud kõigile, et me ei esita nagu tingimusi inimestele, kes võivad tulla. Taoliste hoonetega tihtipeale on meil kuulda aeg-ajalt, et kusagil tahetakse seda teha, et siis kogukond hakkab nagu protestima, et miks nad siin meie juures peavad olema, et seal on metsa ääres mingi maja, eks ole, et elagu seal. Et meil ei olnud kordagi nagu sellist teemat. Aga see on nagu väga mõistlik, et on ikkagi inimesed elavad piirkonnas, kus kõik on käe-jala juures, lähedal on võimalik minna kaupluses, kinno, staadionile, ujula, Vallimägi, et nendel inimestel, kes võib-olla iseseisvalt väga palju pikki maid ette ei võta, et aga selline ohutu jalutuskäigu raames on kogu nagu vajalik selline infrastruktuur olemas ja ka selline keskkonna mõttes, ütleme midagi, mis pakub silmailu kui sellised mõnusat ära olemise võimalust. Aga nüüd viimane suurem muutus ilmselt sellise elukeskkonna mõttes ongi see Pika tänava ümberehitamine ja ta on nüüd selline, ütleme, vana Kalinini tänava selline atmosfäär on kadunud lõplikult, et on siis tõesti selline euroopalik ja tänapäevane vanalinna tänav. Et ütleme, inimesed ikkagi küsivad ka, et kas ta just selline peab olema, et minust on natuke imelik või kunstlik, kui me püüame nagu taastada mingit keskaegset keskkonda, kui see on vahepeal hävinud. Et ega siis ma arvan, et me rahumeeli võime öelda, et 100 aasta pärast see praegune Pikk tänav on nagu midagi, mida nagu kõvasti säilitatakse. Autoliikluseks oli päris suur selline ala ette nähtud ja oli üsna selline tihe liiklusega, autoliiklusega tänav, et aga pärast seda on tulnud, kuna inimesed jalgsi on lihtsalt mugav siin kõndida, et siis on selliseid jalutajaid tulnud juurde, keda varem ei kohanud ja ka turiste, et ütleme, täna võib ikkagi näha selliseid saksakeelseid või venekeelseid, hispaaniakeelseid inimesi, kes jalutavad ja tutvuvad selle Pika tänavaga. Varemalt nagu seda ei märganud, et ilmselt ei olnud nagu sellisel moel, ei tulnud see Pikk tänav kui vanalinna osa esile, et turist oleks tulnud spetsiaalselt siia nüüd vaatama. Ja teine asi ka, ütleme see elu laiemalt Pikal tänaval, et siin tehakse korda maju ja on tulnud selliseid meelelahutusasutusega juurde, siin mingi vinoteek ja mingid kohvikud, asjad, et selles mõttes ma arvan, et eks sellel ehitusel, et Pikk tänav on saanud uue näo, on nagu see oma roll mängida siin, et elu on tegelikult läinud käima rohkem.